varsti jäävad seelikud muudkui lühemaks ja saab riideid vähemaks võtta, aga kuidas siis saada nii, et nahk oleks jumekas? Selleks on päevitussprei. Me räägime ise pruunistavast spreist. Okei, ma tean päevituskreeme, ma tean vahtusi, aga et sprei nüüd, mismoodi see käib? No sprei on tegelikult kõige mugavam variant seda ise pruunistavat üldse panna. Ja ta on hea just selle poolest, et ta tegelikult annab kohese päevituse, kuivab 30 sekundiga ja lisaks ta ei määri näiteks riideid või kui õhtul panna, siis ta ei määri ka voodilinu ja päevitus püsib nädal aega. Ja suur pluss kindlasti on see, et kui mõnel isepruunistaval on selline intensiivne lõhn, siis selle lõhna pole peaaegu üldse tunda. Kuidas see sprei kasutamine käib? Et ma tean, neid näospreisi peab 20 cm kauguselt pihustama, aga nüüd kui see päevitustoime, et kas siis pärast hõõrud käega laiali, mismoodi see käib? Kõige ühtlasema ja ilusama tulemuse saavutamiseks on hea tegelikult kinnast kasutada. Ja see mikrofiibrist Revitasunni kinnas on hea ka selle poolest, et sa ei määri oma käsi ära. Ja ta annabki siis sellise triibuvaba tulemuse, ilus, ühtlane ja selle kindega saab ka näiteks selliseid suuremaid kohti hästi kreemitada, et näiteks jalad, käed, kaela peale saab väga mugavalt panna. Ja põhiline ongi just see, et ta jätab ühtlase tulemuse, ta ei määri su käsi ära, sest see kinnas on seestpoolt sellisest materjalist, et ta ei lase seda spreid läbi. Ehk siis võtadki kinda, lased sprei siia peale ja siis hõõrud naha peale laiali. Tore! Nüüd on pruunide peopesade probleem on lahendatud. Aga räägi, kas on ka neile, kes võib-olla kohe sellist päevitust ei taha, vaid natukene toonilt minna jumekamaks. Kas on mingi spetsialtoode? Revitasunnile on ka tooniv kreem, mis sobibki näiteks siis heledama nahaga inimestele, et ta annab sellise õrna päevituse ja võib teda siis igapäevaselt kasutada. Et ta tegelikult on hästi selline toitav ja niisutav ka, et ei pea kartma seda, et näiteks kuiva nahaga inimestel see nahk muutuks veel kuivemaks. Et ta nagu niisutab nahka, ta annab sellise õrna ilusa päevituse ja heleda naha puhul ta jääbki loomulik ja need, kes tahavad näiteks igapäevaselt seda päevitust juurde saada, siis nad võivadki tegelikult seda toonivat kreemi kasutada koos spreiga. Et 2 korda nädalas paned spreid peale, ülejäänud päevad kasutad toonivat kreemi. Revitasun, et see nimi juba ütleb, et ta elustab ja nii elavdab seda nahajumet, aga mis siis seal koostisosades on, et ta nii eriline on? Seal koostises põhiline, mis kõikidest kreemidest läbi käib, on aloe vera, mis on selline rahustav, põletikuvastane, niisutav. Ja lisaks on hea ka see, et kogu sortimendi koostis on siis looduslik ja ei kasutata seal loomset päritolu koostisosasid, ehk siis ta on väga sobilik ka veganitele. Kes nüüd tahaksid seda spreipäevitust päikest purgis enda nahale püüda, kus nad seda saaksid? Revitasunni tooted on müügil siis Magda Beauty e-poes www.magdabeauty.ee ja Magda Beauty esinduskauplustes. Ja kõik, kes tahavadki seda ilusat kuldset päevitust endale saada, neil kehtib siis soodushind -20%.